napilt jõudsime. Tulime Petsiga just häälega Tartust. Noh, siit oli ka raamatupoodi, töötas väga hästi. Ega see hääletamine on alati nagu ta on. Kunagi ei tea, kaua seda aega läheb. Meie hakkasime ka mingi 3 tundi tagasi tulema. Lepa torni juurest hakkasime tulema. Seal on praegu maamess ju. Kõik sõidavad sinna teisele poole. Vastu tuli maru palju autosid, isegi polnud ruumi, kus hääletama hakata. Aga noh, lõpuks ikka saime peale. Nii et minu soovitus vahest ikka inimesed küsivad, et kuule, et kuidas sa üldse kohale jõuad, kus sa tead, kuna sa kohale jõuad, kui hääletama läheb? Ega ei teagi. See on niisugune, no jõuab ikka, aga kui näiteks minek mingi lennuki peale, siis pigem võtke mingi ühistransport, kuigi mina olen elus korra hääletanud Tartust Riiga lennuki peale niimoodi. Ja läks napiks, aga sain, aga noh, täna saime siia ka nivin-navin ehk siis raamatu esitus. Tavaliselt, kui siin raamatu esitus toimub, siis räägivad kuulsad inimesed. No näiteks, kes seal on, Sten Teppan küsib Andres Oja käest. Või siis, kes siin veel on, Mart Juur küsitleb Andrus Kivirähka. Joel Ostrast küsitleb iseennast. No nad ei pea isegi nime ütlema, kes nad on. Kõik teavad neid niikuinii. Aga vaata meiega teistmoodi. Meie tuleme sealt lõuna poolt, Tartust ja veel kaugemalt. Meie peame ikka ütlema, kes me oleme. Mina olen Pluto, mitte see räppar, aga üks teine või kolmas või palju neid on Eestis. Tema on Peeter, sõpradele Pets, tänase raamatu autor. Ja ma läks siukse publiku seas väikse kontrolli küsimuse, et kui paljud teist elus hääletanud on? Võite käega märkuma. Siin on vanemaid inimesi ka, autostopiga sõitnud või pöidlaküüdiga või Nõukogude Liidus või sotsmaades või kõik praktiliselt, jah? Teie olete hääletanud kunagi? Ei ole? Enamus on. Ja teine kontroll küsimus, kui paljud teist on raamatu kirjutanud elus, mitte hääletamist üldse? Ikka mõni on. Ühesõnaga hääletanud on enamus, raamatu kirjutanud vähemus. Aga siin on minu kõrval mees, Peeter Paaver, siis tema on nii hääletanud, kui ka sellest raamatu kirjutanud. Ja hakkame siis vaikselt minema. Samamoodi nagu need kuulsad inimesed, kes siin üksteisega küsimusi küsivad, neil on mitu lehekülge küsimusi ees. Meil ei ole midagi ees. See ongi nagu hääletama mineks, sa kunagi ei tea, mis juhtub. Nii ka meil. Kui otsast minema, vaatame, kui välja jõuame. Näiteks täna tulime autoga, mis sõitis Räpinast Lillehammerisse. Tõsi jutt, et kui te mõtlete, me praegu nagu nalja teeme, et Pets on välja andnud hääletamisteemalise raamatu või käsiraamatu, et siis me tulime ikkagi Tartust siia ka häälega. Õnneks oli ilus, vihma ei sadanud, 10 minutiga saime peale. Ja tõesti väga tore proua elektriautoga laadisime ka tikupoisid vahepeal ja siis saime siia, tema läks edasi Norrasse. Oli ka Räpinas koolis, aianduskoolis. Sessilt tuli koju, sõitis Lillehammerisse. Seiklus oli talle ka, meile ka. Raamatukanel on täitsa kirjutatud, et kes täna üldse hääletab, kas üldse enam saab hääletada. Ta saab 2-3 tunniga koos laadimisega Tartust Tallinnasse. Kiirem kui Elroni rong, kui see keerulised ja. Jaa, kuigi, ootab ette, kui ma su raamatu võtta. No mina olen selle muidugi läbi lugenud. Et sa kirjutasid raamatu hääletamisest väike pöidlaküüdi käsiraamat või ütleme, et hääletamist e-juht. Kuule, mis sul nagu arus oli, et see sama hea, kui tänapäeval kirjutada käsiraamat Peeru põletamist rehetoas. Praktiliselt mitte keegi ei tegele sellega enam, et kellele ja milleks see raamat on mõeldud. Midagi tuli ju üks gripp ära formuleerida ja siis oli mõte, et see võiks ollagi käsiraamatu kujul, et äkki keegi saab sellest inspiratsiooni, et läheks ka hääletama. Võib-olla mõni noorem saab inspiratsiooni, võib-olla mõni vanem inimene tunneb ennast seal ära, aga no, sina tegid selle pika reisi, ütleme pooleaastane reis, aga kui palju sa enne seda reisi või pärast seda reisi üldse nagu elus hääletanud oled või hääletanud? No täna me tulime jah 3 tundi, aga muidu? Päris palju. Ülikooli ajal hääletamine oli
Mistris, see oli äkki 2014, 2015 sealkandis, siis oli veel see, et kui sa tulid Tallinnas suve õhtul, hakkasid hääletama, Kruusatee lõigul, siis oli veel Kruusatee grupp siin, siis ikkagi sa pidid kohta valima, et kus sa hääletad, sest siuke 5 inimest või 5 paari oli ees, järjekorras. Et täna seda pilti enam ei näe ja ma ei tea, mis ära kadus, umbes sellel ajal, kui see raamatu sündmus toimus, kadus see ära ja ma arvan, et see sotsiaalmeedia tulekuga, kui tekkisid need sõidujagumisgrupid, siis kadus see lõplikult super siukses mahus. Natuke nagu nostalgia raamat, et vaatame tagasi, kuidas kunagi oli siuke äge asi nagu hääletamine, autostoppiga liikumine või see päriselt arvad, et keegi noortest. Ammuses diisel hakkab 4 eurot maksma, siis küll minnakse. Oot, jah. Tõesti, praegu ei ole veel piisavalt kallis see kütus, et meie ei näinud ka täna ühtegi teist hääletajat. Aga kui nüüd hääletamisest ja selle propageerimisest natukene rääkida, siis me mõlemad Peetri Kentselt oleme Tartu Ülikooli looduskaitseringi liikmed. Ja looduskaitseringil oli aastaid selline üritus nagu hääletades kevadele vastu. See oli umbes aprilli esimeses pooles, kui Eestis oli veel külm, jahe, siis hääletati kuskil lõuna poole, näiteks Prahasse, Berliini, Budapesti. Saati paari kaupa mindi segapaaridena, seal linnas saadi kokku, veedeti aega 2-3 päeva ja siis tuldi tagasi. Ja väga lõbus oli. Ja teine üritus, mis kestis vist 20 aastat, oli selline, et suvel toimus hääletusvõistlus mööda Eestit. Et enne Viljandi Polki esmaspäeva hommikul Pirogovi platsid Tartust Raekoja tagant starditi paaride kaupa jällegi ja siis olid punktid üle Eesti. 30-40 sellist objekti, loodusobjekti, kultuuriloolist, mõni kirik, mõni surnuaed, mõni järv, mõni huvitav koht siin ja seal. Ja 4 päeva pärast siis jõuti välja Viljandi Polgile 4 päeva õhtuks ja seal siis kes kõige rohkem punkte kogus, see sai peaauhinna Polgi passi 4 päevaks. Et noh, siis oli täitsa tore, ütleme 20-30 paari oli korraga liikvel mööda Eestit. Juhid teadsid raadiost, reklaamiti seda ja muidu oli ka hääletajaid ümberringi. Praegu pole seda mõnda aega toimunud. Aga ja, mina täpselt enne selle raamatu sündmusi, ma tegin ka selle hääletusvõistluse läbi. See lõppes kahjuks küll sellega, et sina varastasid minu ketsid ja riided ära oma liikuva saunapunktiga. Ehk siis me saime palja elu ilma riietata Aaronnast Viljandisse hääletada. Ma mõtlen peale võeti ikka, et see ei tähenda, et see natuke õnnetud välja nägid. Ja pigem see võib ongi kasuks, kui nähakse, et inimene oli hädas ja ta tuleks aidata ja tuleb julgustada, et saab peale küll, aga mäletad sa ka nagu oma esimest hääletuskogemust? Või kui vanad see võis olla või miks? Ma arvan, et mingi 13-14, see oli suhted esimene kord, kui hakkasid kuskil festivalidel käima, üritustel käima, väljas käima, et siis oli päris palju. Oli ka siukseid hetki, kus hääletasime vist, ma arvan, öösel kell 3 kuskil peolt koju, 9 kesti, enamus olid kraavis, aga kuidagi kõik need inimesed selle auto peale said. Juhti ilmselt ei teadnud, palju nüüd on, väga viisakas siin oli teha ala, aga kolm kõik saime siiski. Jah, no ega muidugi siin nostalgitseda võib, kuidas kunagi oli ja mis on nüüd, aga mõtleme selle peale, et noh, nüüd raamatu juurde tulla, et ega Eesti kirjanduses ei ole väga palju hääletusteemalist kirjandust, mis räägiks hääletamisest. Mina ühe leidsin, mulle väga meeldib see raamat, ma olen 4 korda selle läbi lugenud. See on tegelikult Poola kirjaniku kirjutatud Matka naeratuse eest. Väga tore raamat, soovitan seda ka. See on 71. aastal eesti keelde tõlgitud ja see räägib ka paljuski hääletamisest, kus noored, see tegevus toimub küll Poolas, aga siiski. Need muid mulle ei tulnudki nagu eesti kirjandusest meelde, ega ma ka kõiki raamatuid ei ole lugenud. Tõsi, film on tehtud Eestis, aga kes teab, mis film on Eestis hääletamisest. Jah, Jan Uuspõld läheb Tartusse. Et seal oli selline hääletustemaatika sees päris tugevalt. Aga raamatuid kui selliseid nagu eriti poole sellest kultuurist, nüüd siis
Peeter püüab oma raamatuga seda, ma ei tea, kas siis järgi aidata või rääkida minevikust või kuidas siis nüüd täpselt sinu mõttes on, aga no see rett toimus 10 aastat tagasi, umbes 2016. 2016 algas, 2017 lõppes. Ja pool aastat. 10-9 aastat. Sa alustasid Eestist, Tartust siis, Tartust Vietnami on see reis, et kuidas nüüd siuke hull mõte tuli, et minna novembrikuus külma ilmaga, tuisuga kuhugi? Nii, kohe tuli ülikooli vaja ikka kuskile minna edast, et ma mõtlesin, kuskile peaks minema, kuskile peaks rändama ja käisid igast peast läbi, et enamus sõbrad läksid Austraalias, ütlesid, et seal on ikka muru roheline ja seal palka saab nii, et üldse enam pärast tööd tegema peab ei pea ja mõtlesin, nagu kõik lähevad, et mul tavaline. Ja Ameerikasse raamatud nagu kõik tahtnud minna, et tore kogemus, aga taha nagu inimestelt niimoodi raha väga välja võtta. Et siis oli looduskaitsering mälumängul, oli küsimus, et mis on siis kõige pikem maismaaretk, mille sa saad rongiga vist teha. Kõige suurem pikem rongisõit. Vastus oli Porto Saigon, ehk siis Portugalist Vietnami. Siis mõtlesin, just, jah, täpselt see, aga hoopis teistmoodi. Et ma lähen häälega, et hakkan siit hääletama ja hääletan Vietnami välja. Et äkki pärast on rongi tagasi. Aga natuke läks aega, natuke kogusin julgust, seal kuud läksid ja lõpuks novembris oli siuke tunne, et nüüd tuleb minna, et ilm on ka kehvaks läinud, et lund tuiskab ja väljas -5 kraadi, et kui ma siit jätkan minema, siis läheb hästi, mis sugu jäämaks. Et ma lähen kogu aeg lõunasse, kogu aeg läheb soojemaks ja ainult paremaks. Aga mis siis kaasa võtsid, sul oli plaanis, oligi, et pooleaastane reis, retk, mis sa siis endale kaasa võtsid või palju sul raha oli selleks retkeks või? Oli kokkuvõttes, alguses oli veits vähem, vahepeal ikkagi lõpuks sain natuke toetust ka, oli kokku 2000 eurot, oli umbes selline kott, kaamera, arvuti, 2 järki, pusa, pintsak, sokid ja magamiskott, võrkkiik ja telki ei olnud. Võrkkiigel oli mingi vihmakate, mis on väga hea, aga pole 100% toimib, aga umbes niimoodi oli. Ja tundus nagu kõik, üks priimus oli ka kaasas, seda palju ei kasutanud, mingi potike ka. Selle pika retke jooksul, kas oli mõni siuke asi, millest sa siis tundsid puudust, et see oleks võinud kaasas olla, aga näed, ei võtnud? Minu arust on midagi siukest, mis nagu oluliselt oleks seda muutnud, küll ei olnud. Et lebamatt oli suhteliselt tüütu kolakas, mida kaasa vedada. Pigem oligi asju, mida nagu oleks pärast mõtlesid, et oleks maha jätta. No mida oleksid maha jätta siis? Selle gaasipriimus ilmselt oleks võinud maha võtta, paar korda ma tegin sellega süüa, aga kokkuvõttes enamus reisiajast olid siuksed riigid, kus kas anti süüa või kus oli söök nii odav, et oli siin mõtet ise väga jamada kuskil. Et ma väga päris nagu tsivilisatsioonist kaugele ei ladunud kaasa. Ja muidugi, palju sul seljavõtt siis kaadab üldse täislastis? Kui seal söök ja vett ka oli, siis ma arvan 25 kilo, muidugi 20. No 25 on juba päris hea mass, et arvestades vahepeal tuli ikka jalaga kõndida seal, et ei midagi hullu, aga ikka oma jagu massi. Seal oli jah, et päris kõigimispäev oli ka ikkagi, sest sa hääletad suurlinnade vahel, see on see, et sa hääletad ringile, sa ei hääleta linna sisse tavaliselt, see rekka viib sind ikkagi näiteks viidi Budapesti ringile ja see tähendas seda, et sealt oli 30 kilti veel linna minna. Ja seal üritas seda minna lõpuks ma sain mingi takso peale, mis ei olnud takso. Takso juht ütles, et tal on suvada võib ära viia, see pole tema takso üldse. Korralt teab, kelle oma siis oli, aga viimase otsa nagu, kui oli juba väsinud, sain näiteks seal minna, aga ikkagi need päris head vahemadus, kus oli rotiga käima, aga no jah, ütleme, et see telki ei võtnud. Alguses olid ikka külmad ilmad, talv oli täitsa või lumi ja külm. Kus sa siis lõpuks magada said siis? Kus su ööbimised nagu toimis? Näiteks põõsal, kuskil võrkkiiges, kuskil puude vahel. Sellega on see, et võrkkiik väga hästi ei saa igal pool kasutada, igal pool nagu puid. Vahel leiad mõne betoonposti või midagi, mille külgi selle riputadega vahel kõrbes ja sul ei olegi sellega mitte midagi teha. Et
et siis viskasid lebamati maha ja olid kuskil põõsal või siis ka muidugi väga odavad hostelid, et seal tripi teises pooles ma hakkasin jõudma sihukestesse riikidesse, et seal hotell või hostel võis maksta 3 eurot, 34 eurot öö ja see sisaldas ka õhtul 2 tundi piiramat õlut, vaba kraan ja hommikusööki, nii palju kui süüa soovid. Nojah, meil on maailmas on erinevaid kohti, kallimaid ja odavamaid kohti või riike. No vaatan, et kui seda siin raamatus ise küljel on ka kaart sinu teekonnast, et sa käisid vist 15 riigist läbi ja hakkasid seda Eestist pihta. Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, siis läbi Bulgaarias, Türgis pikemalt aega, siis väike nõkk sinna Gruusiasse, Armeeniasse ja siis on suurelt Iraanis käiku, vahepeal siis Dubaist lennureis Indias rändamine ja teine lennureis veel siis Taisse ja siis lõpuks Vietnam. No kui siit otsast nüüd minema hakata, no see algusosa on selline, ikka siuksed tavalised, Euroopa riigid ja mis seal ikka, aga ütleme Türgist peale võib-olla hakkab selline. Ja, see algus on lihtne, et seal paned paari rekkaga ära ja oledki juba Tšehhis kohal. 3 päeva vist Tšehhi ja seal olid sõbrad ootamas ja see oli siuke nagu hea nagu kogenemisperiood, et siis sul oli nagu mingi mõte, et mul on kuskile paari päeva pärast jõuda, et muidu on see, et hakkab Vietnami minema, siis tuiksust mõtled, et miks ma siin olen üldse, et see sihtpunkt tundub kuskil nii kauge ja nii abstraktne. Aga see, et esimene sihtkoht oli Tšehhis ja nagu päris palju aitas, aga nüüd edasi, ma nüüd ülejäänud Euroopa riigid olid ka sellised, nagu nad olid üsna tavalised, üsna lihtsad ja seal Gruusias, Armeenias, seal on hääletamine veel eriti. Ja tuleb siin meelde, et me oleme Peetriga ikka koos ka reisinud, hääletanud ka. Gruusias tegime just 8 aastat tagasi nädalase reisi suvisel ajal. Tead, meil ei olnud plaanis seal häälega reisida, aga see kukkus nii välja, kuna see tõesti oli nii lihtne hääletada. Et siis me liikusimegi nädal otsa häälega ringi, kui 2 meesterahvast ja mingit probleemi ei olnud. Oli küll nii. Oli küll jah, meil oli lõpuks seal kuidagi nii kergelt selleks asi, et me otsustasime üks päev vist, et kui need naised Volgaga ei tule, siis me peale ei lähe. Ja see valid juba autosid, automarke ja juhte, et keda sa tahtsid, et see peale oleks, et iga öö peale ei läinud. Et jah, no võt Gruusia on tõesti selline. Noor Kaur Kender sõitis Subaruga 120-ga läbi Lehmade ja kogemusi seal ikka oli. Jah, aga peale seda, Iraan, jõuan minna Iraani juurde, see kõik toimus 10 aastat tagasi, sinu reisi käik, mis on praegu Iraanis, eks me kõik siin kuuleme igapäevaselt, et põhimõtteliselt ikkagi sõda, Iraan on küll suur riik, aga kuidas siis tol hetkel oli see Iraanis kogu see liikumine, reisimine, kultuuriruum hoopis teine? Ja Iraani eest hoiatati terve, kusjuures kõikjal, et ma rääkisin, hoiatasin mind, ära jumala eest Iraani nimel, et see on nurgid. Tegelikult tuli välja, et Iraanis on kõige sõbralikumad inimesed üldse ja see on kõige lihtsam üldse hääletada. Iraanis hääletamine tähendab seda, et sa istud 5 minutit 3 tee ääres seljakoti otsas ja sul peab 5 autot, ilmselt nad viivad su kuskile sööma, ilmselt nad viivad su enda juurde öömajale ja kõik on nagu väga lihtne, kõik on nagu väga rõõmsad ja ma arvan, et tegelikult ma ei soovita kellelgi tänases olukorras Iraani minna, aga ma arvan, et kui te sinna satute, siis tegelikult oleks enam-vähem sama kogemus, sest tõenäoliselt et kohalikud, kes ei ole selle revolutsioonilise kaardiväega seotud, need inimesed pigem kaitsevad sind selle seltskonna eest ja üritavad sind jätkuvalt igal hetkel aidata. Ja neid on ikkagi suur enamus, et see on 80-90% ilmselt rohkem kui Iraani populatsioonist. Et sinul siis Iraanis mingit jamasid ega negatiivseid kogemusi ei olnudki? Me ikka selle kohaliku moraalipolitseiga kohtusime päris mitu korda. Moraalipolitseiga? Ja see on spetsiaalne moraalipolitsei, kes näiteks vastutab selle eest, et naised ikkagi pea rätti kannaks ja oleks lühikeste käistega või et sa kuskil vales kohal siin maga või midagi. Et paar korda ikkagi nendega natukene selgelt vist oli, aga need lao
saabusid suhteliselt lihtsalt ja ükskord oli ka mingite sõduritega mul Pärsia lähe ääres üks laevajuhtum, kus läksin öösel mingit laevu pildistama, vaatasin, lahe asi, mingi väike hetk on maas, ma ei pane seda tähele, ma lähen edasi, siis järsku on see 3 automati näos. Ja siis on see, et käed üles, mina ei tea midagi, mina ei ole midagi pahasti teinud, ma ei ole Iisraeli spioon ausõna. Et midagi sihukest ma neile öelnud, ma ei osanud, sest ühiselt keeli ei rääkinud, aga umbes sihukese tunde ma ilmselt andsin edasi. Näitasin neile kaamera ette, näitasin passi ette, ja siis lasti nagu tulema, et ilmselt edasi tegeleda. Nägin välja ka ilmselt sihuke, et tõenäoliselt ei ole mingi suur probleem. Nii et siiski relvaturu ees sa vähemalt ühe korralise reisi jooksul ikkagi olid? Jah, ühe korra seal, sest pärast elust teistel reisidel on ka natuke näite tulnud, aga siiamaani on õnneks kõik hästi rääginud. Aga nojah, sellest Iraani moraalipolitseist. Ma saan aru, et te seal liikusite selle väikebussiga, kus oli ka naisterahvad seltskonnas, et oskad sa siis meenutada mõnda sellist hetke, kui oligi nagu moraalipolitsei pidi sekkuma või naised ei teinud nii, nagu seal kultuuriruumis kohane või? Mul oli üks juhtum, suhteliselt Kesk-Iraanis, me olime õhtul linna oma bussi ööseks ära parkinud. Siis seal kõrval oli park ja pargi kõrval olid taksokõid. Ja me läksime, ma ei tea miks, aga läksime uurima, et kas kanepit või hašiši saaks osta. Ma olin kuulnud, et hästi odav, hästi hea. Ja läksime, küsisime taksokõid, kui sai. Ostsime, oli väga lõbus õhtu, hommikul on uksel koputus. Siis me olime täiesti öelnud, et see taksokõid, mis oli maha. Nüüd seal on suured lubatud, ma ei tea, mis karistused piitsutamisest surmanuhtuseni välja, sihukest asjade eest. Lõpuks tegin ukse lahti ja siis tuli välja, et murelikult kohanikud olid moraalipolitseile teada andnud, et üks tüdruk Annais, kes meiega kaasas oli hommikul läinud bussist välja lühikeste käiste ilma peale. Ahah, ja aga mis siis sai? Mis see moraalipolitsei ütles teile? Loomiti ja lasti ära, et midagi hullu sellest ei juhtunud. Aga niimoodi ta kuidagi läks. Aga õppis see naisterahvas siis ka sellest midagi, et edaspidi kandis pea rätti ja pani pikkadega varukitega üldiselt vist ja kui me olime vähemalt kuskil keskustes. Et seal oli ka kohti, kus võis ilma olla, et hiljem oli näiteks ühes sellises kinnises kommuunis, kus nad iga päev politsei käis iga hommik seal värava taga, talle anti natukene raha ja siis ta läks ära. Et sellesse linna politseid siis edasi. Et see oli nagu päris vabalt olnud. Siis selline seik ikkagi Iraani moraalipolitseiga. Pikad seal Iraanis üldse olid, see on ikka suur riik. Mingi 6 aega seal oli. Mul oli esimene pool oli ikkagi seal, meil oli kindel sõiduk, meil oli see Campervani rahva me leidsime ühe sõbraga, kellega koos ma hääletasin, leidsime väga juhuslikult kuskil Gruusia hostelist ja siis saime nendega Jerevanis uuesti kokku ja siis saime nendega piiril uuesti kokku, et seal oli Iraani viisadega oli veits tegemist, keegi sai kiiremini, keegi sai aeglasemalt, siis me liikusime erineva tempoga, aga lõpuks me saime piiril siiski kokku ja siis reisisime nendega pool Iraani läbi. See oli siuke suhteliselt mugav, et seal on viiekesi seal kiiremini liikuda, rohkemates kohtades käia. Aga see Camperman pööras poole tee pealt tagasi, ta tahtis suusatama minna. Sõna mainiti, siis me jäime kolmekesi sinna Lõuna-Iraani ikkagi hääletama, et seal me saime selle hääletamiskogemuse ka kätte, et meil oli ikkagi pool teed veel minna. Ja sujus siis hästi, kui kolmekesi, kõik olid mehed? Üks oli naine. Üks oli naine ka. Ja kolmekesi saite liigutud ühe häälega? Enam lihtsam, saaks olla lõpus, ma olin üksinda ka. Siis ma sain, siis oli see, siis ma sain mootorautoste peale ka. Muidu seal oli, küll oli autokastides, sõiduautodes, kutsuti kodudes ja võtta sain mootorautoste ka. Mootorite peal see lihtsalt niimoodi, et peab kinni, hüppad pera peale ja see kiiver ja kõik need moodesed ei lae. Kiivrit peale. Sellega pead leppima lihtsalt.
siis kui Iraanist läbi saite, mis edasi sai? Iraanist läbi, siis mina ületasin selle täna iga päev meedias oleva Hormuzi välja. Sellise enam-vähem Hiiumaa praamiga. See võttis küll natuke kauem aega. Ainult väinad olekski ilmselt paari tunniga ületanud, aga ma sõitsin Dubaisse, see oli nagu kaugemal. Ehk siis see üleööpraam. Aga täpselt nagu sõidaks mandrilt Hiiumaa saare maale. Et täna ei ületa seda seal peaaegu mitte miski, vahel ei ületa, aga pigem on oht midagi pihta saada. Võib-olla kohalik liiklus käib seal. Ilmselt on ikkagi vaja põlv käia või erinevatesse linnadesse jõuda, aga jah. See on väga lahe. Said üle väina siis Dubaisse, mis sa Dubais tegid? Seal sul polnud raha, aga pole midagi teha ilma rahata. Tõsin? Ega mul ei olnud, mul oli seal 3 päeva, ja siis ma proovisin seal couchsurfingut, see oli juba siis ületavalt raske, täna on see vist veel raskem, täna on see just isegi tasuline. Ütle ikkagi, siin on eakamaid inimesi ka juba, mis oli see couchsurfing on? Couchsurfing on siis põhimõtteliselt see, et sa saad, lahked inimesed on valmis netis teistele ränduritele oma diivani näiteks välja andma hüüdamiseks. Kutsuvad oma kodulesse, sa saad seal oma kodu üles panna, sa saad seal oma hääldamissoovi üles panna, saad inimestele kirjutada, et näed, see töötab nii ja naa, aga meestel on siin nagu pigem raske midagi. Et mina seal mõnes linnas, kus ma seda proovisin, ma kirjutasin 25 inimesele ja ei saanud ühtegi vastust või sai mõne eitava vastuse. Aga lõpuks ma Dubais ikkagi 9 sain selle. Teise öö ma magasin äkki mingi džiibi kõrvalistmel, kuhu peale olin hääletanud, kellega käisime kõrbes sõitmas ja 3. öö magasin villade vahel rannas. Ja, ei no ma saan aru küll, selleks peab olema muidugi nutitelefon või netiühendus, et see kokku leppida. Ma ei tea, kuidas see tänapäeval see couchsurfingu värk veel töötab. Ta töötab, aga minu arust on tasuliseks läinud. Minu arust ta ei ole enam kaugeltki see, mis ta algselt pidi olema. Ja juba siis ta ei olnud enam päris see, mis ta algselt oli. See mingi siuke esimesed 5 aastat äkki töötas niimoodi, et oligi siuke, jipid käisid üksteisel külas, siis läks nagu rohkem formaalsemaks, siis see sattus rohkem pildile, sinna sattus ka rohkem kahtlaseid inimesi ja nii edasi. See eksisteerib, aga ma ei tea, kui hea see tänaseks on. Natuke nagu hääletamine. Eksisteerib, aga kes sellega tegeleb? Aga näed, hääle 10 minutit ma sain auto peale. No meie lähme küll täna, jah? Saab. Dubais, no heakene küll, rikas Dubaist. Mis edasi sai siis? Dubaist ma siis lõpuks pidingi, et algne plaan oli ikkagi see, et ma lähen jala ja häälega mööda maismaale, aga siis ma pidin võtma selle otsuse, et nüüd ma pean päriselt endama. Et ma ei saanud Pakistani läbida, Pakistani viisat ei saa üheski teises riigis kui koduriigis, meie puhul tähendab see Soomet, sest saatleb Soomes. Ja mul ei olnud nagu ühtegi teist võimalust, et nagu mööda maismaad seda teha, et ma pidin ikkagi Dubaist lendama Indiasse. Ja ma pidin ka Indiast edasi lendama, sest enne India lenda mulle öeldi, et kui sa lendad Indiasse, siis sul peab olema tagasi pilet. Ja muidu lennukil peale oleks lastud ja siis ma ostsin, ma arvan, nii kiiresti kui vähegi võimalik seal samas. Lennuk oli juba väljumas, ostsin lennupileti Taisse, ehk siis sealt edasi. Aga see oli teises India otsas. Tähendas seda, et mul oli 6 aega viisat ja ma pidin selle ajaga jõudma kindlasti India teise otsa. Ja ma raamatukaardi pealt vaatangi, et siin on korralikult nagu siksakke mööda Indiat, et mis seal Indias siis tegid või mis sa siksakid tegid siin, kui sa otsa ei läinud? Millega sa seal Indias üldse liikusid? Indias on niimoodi, et ma proovisin seal ka hääletada, ma isegi paari võrri peale sain, autosid seal väga ei liigu. Maanteesid seal ei ole, buss, isegi korraks ma sõitsin bussiga, see oli päris hirmus, et sa kunagi ei tea seda, et kas sul tuleb üks esituli vastu öösel pimedas, sealt lehmade vahel kuskilt midagi kumab. Sa ei tea, kas see on ühe katkise esitulega rekka või see on roller.
on siuke suitsuvinene ka ja pole näinud, et maanteed on seal nagu on, et kogu see liik ikkagi toimib rongide peal. Ja siis mina pidin ka seda rongi võtma ja rongid ei maksa mitte midagi, 1000 kilomeetrit euro, 2 eurot, midagi siukest. seal on erinevad klassid, seal on esimene klass konditsioneeriga, teine klass konditsioneeriga, teine klass ilma konditsioneerita ja siis on üldvagun. Üldvagun, general compartment, loomavagun, kuidas te tahate seda nimetada, see tähendab seda, et sinna pannakse nii palju inimesi kui vähegi võimalik. Nagu palju on võimalik, nii palju kui füüsiliselt mahub, nagu nii palju, kui sa saad sinna sisse toppida, nii palju kui on soovi, et nii palju läheb, ehk siis istekohta sinna ilmselt ei saa, kui sul väga veab, siis sa saad üles pakiraami peale ja või siis istma alla. Kuidas piletikontroll läbi saab? Jaa. Tegelikult ei peagi piletit ostma, lihtsalt poe rongi topi vagun täis ja kõik sõidavad järjest. Miljardi inimesed. Aga kuidas sa siis seal olid? See pikad sõidud, ma saan aru, mingi 24 tundi või? 48 tundi ja 38-39 kraadise palavikuga ja väljas on ka 38 kraadi. Ja siis sa mõtledki, et üks peatükk on raamatus, et miks ma juba surnud ja... No surnud jah, aga nii pikalt olla rongis inimesel ju tekivad mingid loomulikud vajadused ka lisaks söömisele. Mis nendega saab? Kui sa oled seal 38 palavikus, siis istad nii palju, et... Et sina küll, aga need üle jäänud, jah? Saavad hakkama, seal ongi siuke retsulauda toode, aga see on siuke, et sa ei taha seal minna. Ei taha minna, kui lähed siis... Hakkas ka välja lasta. No jah. Ei, kui päris aus olla, siis ma olen ka siukse rongiga ikka Indias sõitnud, eks ta on väga huvitav kogemus, kõik kes lähevad, soovitab korra ikkagi läbi teha, siis on nagu elu hoopis teine mõõde pärast seda mustusest ja räpakusest ja kõigest sellest. Mis sul suures või üldvagunis või no juhtus siis midagi imelikku ka või sa olid kogu aeg seal kuidagi käevaras ja kannatasid või? Sinna ma tegin seal mitu reisi, ühe ma olin käevaras ja kannatasin ja lootsin, et see lihtsalt üks päev saab läbi, sest see oli 48 tundi järjest. Ma mingi paar üksikud pausi äkki olin. Aga ära sa saad sealt ristiotsast tulla, sest siis võeti see koht ära. Aga jah, teine kord oli see, kui ma olin ennast väga targalt platseerinud ühe istme alla, et ma siin sisse kott ka istme alla ja sai seal nagu päris hästi magada senikaua, kuni hakkas pärisku midagi kraesse tilkuma. See oli üks poiss, oli seal ennast täis lasknud. Selle peale üles, et sul hakkas uriini peale tilkuma. Võib ka nii juhtuda. Mis tegid siis? Saigi ära ja lähed sinna tagasi. Ega sul muud valikut pole. Jah, sellised on India rongid. Mis teed? Sõita on vaja. Indias, aga no jah, siis seal sa põhiliselt rongidega liikusid või sa tegid seal mingi pikemaid peatusi ka kuskil või? Pigem ei teinud, mul oli väga see 28 päevaga kogu see asi läbida, et muidu oleks küll see otsa saanud. Ja mis siis Indiast edasi sai peale need kannatusi? Indiast edasi ma lendasin Taisse, ma mõtlesin, siin ma hakkan kohe hääletama, ma lähen läbi Laose, lähen Vietnami ja hääletan lõpuni välja ja ongi nii. Hääletasin seal täis terve päeva, pimedani välja ja sain umbes nii kaugele, et ma sain 20 sendise bussini tagasi linna sõita. Ma sain nagu neid juhte oli nagu palju, kes peale võtsid, aga nagu ei saanud väga hästi aru, mida ma teen ja see oli nagu siukse, olgu ma siis aitan sind, aga kõik nad sõitsid seal maksimaalselt 5 kilti, 10 kilti, võib-olla ma ei tea, kas sedagi, et mõni kuskil 2 kilti ja ega väga kuskil ei jõudnud. Siis ma siin hostelisse, kus ma olen tagasi, ikka hästi lahe kunsti hostel. Natuke rohkem jõudi vaibiga, seal oli nagu päeval vist kontserdid ja õhtul oli, üleval oli mingi hostel. 10 tärni hinnangul 3 äkki. Need, kellele meeldis, nendele meeldis väga, nendele, kellele ei meeldinud üldse. Aga see oli piljardilaud, seal oli koerad, seal toimus kontserdid, seal oli väga mõnus vaib. Siis ma tegin seal pilti, siis sattusin seal nii-öelda tegevjuhiga nii palju, kui seal on tegevjuht.
käima ja sain seal pildistamise eest veel 2 nädalat elada. Ja see oli nagu siuke väga õnnelik juhus, sest üks päev ma olin seal hosteli katusel ja tegin alustada suitsu ja siis sattusin rääkima ühe hollandlasega, kes ütles, et just tuli peatamist, et nii see tsikki ühest tuli selle pärast maha. Mul ei tulnud see mitte kunagi pähe, et selline asi on teemaks. Et ma saaksin seda teha, ma olin doktoris kunagi näinud, kuidas nad sõitsid tsiklitega selle Vietnami läbi ja see tundus kõige lahedam asi üldse. Aga ma mõtlesin, et ma ei saa seda teha, see on mingi absurdselt kallis, mul ei ole võimalust sellest saada, mul ei ole võimalust neid tsiklit osta, kuidas üldse käib. Siis tuli välja, et nagu mustad seal mõne teise seljakoti ränduri eest ja sõidad selle teise otsa ja nüüd maha. Ja lõpuks oli see isegi kasumlik, sest mul jäi vist isegi 9 eurot tasku peale kõiki remonte. Et ma sain isegi kasumliga selle maha müüa. Lihtsalt saabud riiki, lähed tänavale või kuhu sa siis lähed? Ta tahaks endale mootorrattale tsikli osta. Kuidas see siis käib ikkagi? Lähed inimeste juurde ja siis kuule, kas see müüa või? No alguses läksin Facebooki gruppidesse, seal ma kohtusin enamasti igasugu erinevat huvitavat ärikatega. Aga lõpuks ostki kõik tänavalt, et üks tüüp saabus just Lõuna-Vietnamist. Räätsin, kas on müüa? Jah, on müüa. Ja see oli tüüline ja oligi samamoodi sai see ka lõpuks müüdud. Ma saabusin kohale, oli üks paarika ja küsis, kas see on müüa? Et on müüa ja oligi müüdud. Nojah, hoopis teistsugune riik, teistsugused süsteemid ei mingid dokumentide ümber vormistamist. Ei dokumentid isegi nendel asjadel on. Aga see on mingi sinine paber, et selle ilmselt võib ise ka printida. See on ainult ametlikud dokumendid ja dokumendid on olema, sest keegi küsib, et kelle tsikkel on, siis nagu midagi see peaks näitama, see on see, kui mul lube ka ei olnud, nii et noh. Aga sul ei olegi tegelikult tsikli lube? Aga näed. Aga mingi, kus sa võid sõita niimoodi aastat tsikli? No ei või, seal on ikkagi mingid kohad, kus politsei kontrollib ja teine asi on see, et kui sul lube ei ole, siis sinu reisikindlustus ei kehti, kui sa sellega avarii teed. Et siis kui sa avarii teed, siis sa pead leidma päris haigla asemel külanviia, kes kokku lapib, sest ilmselt muidu läksid väga suure võrdu. Ahah, no ühesõnaga siis ei tohi lihtsalt õnnetusse sattuda ja siis ei olegi midagi häda. Tsikliga aiti kaasa, no ei tea, kas see kiiver oli, see oli plastmassist, aga see oli rohkem nagu kapanokats. Ei, ma kaotasin selle ära. Seda kaegi kontrolliringi maanteepolitsei või keegi, kas sul on kiiver peal? Kontrollib küll ükskord tahtis peatada ka, aga ma lähitasin vastu talle, sõitsin edasi. Mulle öeldi, et nad ei viitsi siin täna. Aga no päris pikk ju hetk, kui pikk see läbi Vietnami sõit oli? Ja 3000 kiltist. 3000 kilomeetrit, jah. Et tsikkel töötas nagu hüvitatud, mingid jamasid ei olnud. Kõik jamad olid. Kõik jamad olid, kõik asjad ennast laiali. Kõik nagu remonti sai palju teha. Remontimehi on palju, hinnad on väga odavad. Ka tehtav, et kõige suurem probleem oli see, et ma ei osanud nagu, mina teadsin, mis mootorrattaga juhtus, sest ma olen autode ja mootoritega piisavalt palju tegelenud. Aga me ei räägi ühist keelt ja ürita siis seletada nüüd, et väljalaske klapp läks pooleks või blokiga oli tihed lendas ära. Aga mis siis sai, kuidas see korda sai? Lõpuks see kohalik remondimees minutis ise selle välja. Need remondid olid seal mootori kapp remont, oli 15 eurot või midagi sihukest. Mingi jabur sama piduriklotside vahetus oli 2 eurot. Ma jätsin selle terve tee tegemata, sest ma mõtlesin, et ma ei raatsi seda, aga lõpus ma mõtlesin, et ma ei saa järgmisele inimesele seda mootorratast niimoodi üle anda, et see on ohtu. Siis lasin teha ja siis sai teada, et see on 2 eurot. Ja, no aga kuidas sa selle Vietnami tsiklisõidu reisi ajal siis need ööbimised olid mõeldud või kuidas sa ööbisid seal? Ma ennem ütlesin, et seal hostelid olid nii odavad, et 3 eurot, mille sees on piiramata õlu ja piiramata hommikusöök, siis sa ikkagi mõtled selle, et kas ma tahan nüüd siin kuskil džunglis võssis magada, kus on võib-olla pooled asjad tahavad sind ära süüa või müüritada. Tegelikult Vietnamis ei ole üldse nii juhul seda, aga kui sul on nagu hostel koos söögi ja õllega 3 eurot, siis mõtled, et mis ta on. No mida sa nägid siis selle Vietnami reisi, aga ütleme, et see oli natuke teistmoodi, kui sul see eelnev reis, et sul oli oma masin, millega sa liikusid ringi või
üksinda või sõitis vahepeal mingite teistega koos ka? sõitsin vahepeal teistega ka, see on natukene oli nagu pettumus peale kõik Iraani, kus ühtegi turisti ei ole, ütleme teistmoodi ka Indias. Et see nagu Vietnam oli siuke juba natukene siuke turistikas, et seal ma arvan, et kõige lahedam osa sellest oligi ikkagi see tsiklisõit, et sul ongi hommikul, paned oma tsikli käima ja lähed kus iganes ja et maastikud on toredad, inimesed on ägedad, kõik see, aga ta on võib-olla isegi nagu nii sügavat emotsiooni muude asjade poolest jätnud kui need varasemad riigid. Kas seal on vahe kuidagi selles ka, et ma saan aru, et päris paljud maailmast käivad seda harrastamas, seda tsiklisõitu läbi Vietnami, et kas sõita nüüd ülevalt alla, põhjast lõunasse või vastupidi? Enamus sõidavad lõunast põhja, sest põhjas on üldiselt ilusam, põhjas on ägedam kliima. Lõunast ta läheb suhteliselt, maa läheb lamedaks ja ta on siuke soe kommunistlik riik, et siuke omaette, aga põhjas on väga ägedad mäed, siuksed tugevad karstid, väga ägedad moodustused, seal Hanoist isegi veel rohkem põhjas on nagu isegi veel ägedam, et sinna ma kahjuks ei jõudnud. Sellesse ossa ma ilmselt läheks võib-olla veel. Aga kuna enamus inimesed sõidavad vastupidi, siis minu eelis oli see, et tsiklid on põhjas odavalt. Ehk siis ma sain odavalt osta, kallid nii. Kas kunagi see Vietnami sõja jälgi ka? Oli märgata või veel aru saada, et midagi on olnud seal? Pisut ikka on. Sõja muudjumis näed sa neid põhiliselt, näed sa neid kogu seda vaatepilti ja seda lugu, mis seal oli. Aga nagu väga palju, võib-olla nii palju ei märka. Seda kommunistlikku jälgi on seal siiamaani päris palju, aga samas see on siuke väga turistliku kapitalismiga kuidagi veidral kombel asendunud. Nojah, siis jõuame sellesse hetke, et see tsikli sõit läbi, Vietnami läbitud, ratas osteti kohe ära tänava peal su käest ja mis su edasi plaan siis oli, et nüüd olen siin, aga kuidas sa mõtlesid või kuidas sa enne reisi olid mõelnud tagasi tulla ja kuidas see päriselt läks? Algselt ikka mõtlesin, et ma võtan rongi, et ma tulen selle Trans-Siberi raudteed mööda tagasi. See oli pehmetanud kallis, et see rongipilet kogu tee maksis ilmselt sama palju, kui kogu eelarve oli. Kuidas see Trans-Siberi raudtee sealt siis tuleb, et kui hakata nüüd Vietnamist vaatama läbi mille, mis riiki? No siis ma peaksin sõitma tagasi, Saigonist tagasi Hanoisse ja siis ta läheb läbi Hiina, läbi Mongoolia, läbi Venemaa. Ta läheb läbi üsna otse läbi Hiina ja Mongoolia ja Balkani kanti ja siis sealt läbi Põhi-Venemaa linnade Moskvasse ja siis Venemisse. See on tõesti tänapäeval nii kallis. Mul oli kunagi mulje, et läbi Venemaa 7 päeva siit Moskvast Vladivostokki 20 aastat tagasi ei maksnud küll suurt midagi juba. No seal on ikkagi seal mitu riiki veel otsas, et minu arust nii palju, kui ma leidsin netist infot, siis 1500 eurot ilmselt täna ta on veel kallim. Võib-olla nagu mingid etappe, kui sa koha pealt ostad või kohalikul ostan, võib-olla see on midagi seal erinevat. Aga sellel hetkel igatahes mina ei leidnud odavamat lahendust 1500 eurot selle reisi eest. Ja see oli mul elasin pool aastat 2000 euroga, siis see 1500 eurot oli ikka, ikka ei taha. Ja sa tulid siis lõpuks tagasi kuidas? Lennukiga lendasin Riiga ja siis väga hääle. No ütleme, 15 riiki, millest sa läbi läksid ja siuke küsimus ka viisade kohta, et osades riikides ikka viisat ka vaja. Sa seda rääkisid, Pakistani viisat ei saanudki, aga pidid sa mõne riigi viisat siis reisi ajal taotlema või kuidas see käis? Iraani viisat taotlesime Armeenias, India viisa saab e-viisana, Tai viisa, Dubai viisa, need saab ka vist riiki saabudes, Vietnami viisa saab Taist. Rohkem vist ei olnud, templed sai passi kohest ja Iraani viisa oli kõige rohkem templemist ja see oli pikem lugu, aga lihtsalt meil vist ei tahetud seda anda või lihtsalt ei tahetud oma tööd teha või midagi. Siis kui me läksime kohaliku inimese kohale, siis see oli selle suhteliselt lihtsalt inimestel. Võib-olla see tavaline küsimus ka, et ikka nii pikk reis on pool aastat. Võib ikka juhtuda, et midagi äkki varastatakse ära ka, aga kas sul oli sellega kokkupuutud, kas prooviti varastada või varastatigi või? Esimene öö, kui ma olin
kotisoovitub, mõnes saab küll täiesti millist koti kuskil visanud, maha kukkunud ka enam-vähem. Aga seda nagu ei olnud, väga ei olnud, et sindasin kogu aeg koti endale kuidagi jala või käe külge, siis oli siuke võetud, et ma ütlen, mul on siuke väga hea heidutuskomplekt ka, et on suur, siis on kahtlane, kas tasub, et äkki on ohtlik nagu selle tüübilt midagi võtta. Samal ajal ma näen vaene välja ka, et isegi kui sa saad midagi võtta, siis midagi võtta ei ole. Et siis see risk-reward ratio on nagu ilmselt halb. Jah, aga no, kuidas sul seda raha üldse kaasas oli? Või sa võtsid seda vahepeal välja või vahetasid või mismoodi sul terve see reisi? Enamasti ikka oli, juba siis tegelikult enamasti oli kaardimaksud. Et igal pool natukene võtsin välja Iraani oli Swift'is, Iraanist peab sul sularahasid ja seda mitte kuskil välja võtta. Et siis võtsime rendis välja, vahetasime reaalideks, saime oma miljonid. Sellel hetkel saime miljonid, täna saaks miljardid. Siis oli kurss 1,40 000, täna viimane kurss oli 1,5 miljonile. Et kui mõtlete, et Eestis on paha inflatsioon, siis jah. Nii, et sa oled reisu jooksul olid vahepeal miljonär. Mitu korda, jätmaks ka. Ja ma võtsin Iraani, võtsin 100 eurot üks ajaks kaasa ja sellest tuli kalli. Ja see oli siis mingi 4-5 miljonit. Muidugi kütuse peale seal ka Iraanis väga palju raha. Kütus on kohalikel on siis üks olema 10 senti või 1 senti või midagi absurdne summa. Põhimõtteliselt on kütus kohalikel. Siis on jah. Ütleme, et sa tegid selle reisi nüüd 10 aastat tagasi laias laastus, et kas sul oli tol reisil oleku ajal ka mõte, et kirjutaks sellest kunagi raamatu või see tuli sul hiljem või tegid sa mingeid märkmeid või kuidas see? Kirjutasin sellise Facebooki postitusi aeg-ajalt ja see oli siuke hea päevik, et ma nüüd seda hakkasin kirjutama, kui mul Kabulis aega oli kuu aega, kus ei olnud väga midagi teha, siis nende järgi oli nagu hea siukseid põhipunkte nagu meelde tuletada. Aga kui ma nüüd lugesin, siis ei tea, täna ikka nüüd lugeda väga ei kõlanud, et siin viimase 10 aastaga on, viimase 5 aastaga ma olen saanud kirjutada omajagu autolehele, autokeemisele, et need on ikkagi kirjutamise oskust ja silmaringil on laiendanud tõstnud ja nagu oluliselt paremaks teinud. Et ilmselt kui ma oleksin siis hakanud seda kirjutama, siis ma oleks osanud. Ja sa andsid raamatu siis hooandja abil välja. Miks sa nii otsustasid või kuidas see juhtus? Kuna minul kirjastust väga ei olnud, et see kõik on siuke DIY projekt, et kõik on ise tehtud, toimetamisega aidati, kujundamisega ka aidati. Siis mul on siuke hea tunnus, et saab kõik vastata, kes tahavad seda rõõmada, see oli ka ennast keegi sai 100 raamatut müüdud. Ja siin on jah see vahe, kes veel ei ole raamatut sirvinud, siis kuna Peeter on ka ise fotograaf, siis siin on ikkagi võimsad fotosid ja üle mitme lehekülje suurusi. Et mitte nagu tavapärast reisiraamatus, kus võib-olla mingid pisikesed jublakad, siis siin on ikkagi väga ägedaid fotosid täis kõvasti. Ja, et eesmärk oli niimoodi, et ikka meenutaks nagu kohati sellist kvaliteet ajakirja, et oleks pildid oleksid suured ja võimsad. Jah, no jah, seda raamatut saab siit täna osta ka, 10% on soodsam kui muidu, kui siin müügis on. Aga kuidas sa nad siis, no nüüd on raamat valmis tehtud, aga kuidas nad siis tuleb kuidagi müüma hakata, kui sa võtad koti selga ja hakkad käima külast külas ja proovid müüa raamatuid, nagu Ameerikas käiakse raamatuid uksed uksele müüma. Ma tahaks vaadata, et ikkagi raamatupoed enamuses teevad seda. Eks võib-olla natukene tuleb proovida seda ka. Täna näiteks tubli juht, kes nüüd peale võttis Tartus, tema saigi tasuks kohe raamatu pühendusega. Et üks raamat läks juba autorile. Kas on publiku seast küsimusi ka, et kes kuuleb niisama ära või ma mikrofoniga tulla juurde ka, et olge lahked, küsige.
teil küsimusi, siis mul on lähemal. Anname küsin. Väga lahe. No, mina kuulun sinna vanasse põlvkonda, kus see oli suhteliselt tavaline asi, aga need pikad hääletamised 6 kuud, see on meeletu tegelikult ja see intervjuu oli jube asine. Kus oli raha, kus oli seal, kus oli jama? Ütle mulle neid hetki, kus sa olid hullult väsinud või sellises, enam ei taha või mingisugused erilised kirgastumise hetked sellel reisil, et mis sul seal kõrvade vahel toimus seal, on mingid erilist siin tuua? Seejuures tekkis nagu sellised hetki, kus sa olid nagu natukene üksi, aga midagi väga vähe, sest ma arvan, et asi on selles, et ma liikusin sellise tempoga edasi, kogu aeg asi muutus, et sul ei väsinud kordagi sellest ära, et ilmselt kui sa oleksid ühes riigis 6 kuud ja siis sa oleksid seal, peaksid hääletama, seltskond ei muutu, pilt ei muutu, oled seal vahepeal 4 päeva üksi kuskil, siis võib-olla seda tekiks, aga sain igal pool nii kiiresti auto peale, ma sain igal pool nagu nii kiiresti edasi liikuda, tekkisid uued sõbrad, tekkisid uued seltskonnad. Väga ei olnud sellised õnnetuid kohti, kus nüüd oleks. See tekiks siuke tunne. Oledki siuke tuim tüüp või? No kuidagi on jah niimoodi. Kuidagi nagu kõik sobis väga hästi. Et siuksed kohti oli oma juba, aga see tuleb raamatustele. Kas tahab keegi veel miskit küsida? Mina ei küsida. Kas pärast oli selline kuju jõudmise kohmakas ka, et seda kiiret liikumist ei ole, no nüüd ma istun siin oma korteris ja homme jälle täpselt samamoodi lähen nurga peale piimapoodi ja ma ei olegi enam reisil? Kahjuks või õnneks ei olnud, sest seal viimases etapis ma hakkasin juba igast kõiki muid asju organiseerima. Doktoratuuri sisse astumine, ma hakkasin bändiga mingeid asju tegema, meil oli näiteks viimane auto, mille peale ma sain, oli üks Tartu CD-trükikoja omanik. Temaga sai kuidagi kohe kokku lepitud, et ma lähen järgmine päev temaga bändis hetke printima ja ma lõin kuidagi nagu nii palju asju läbi mõeldud, mida ma hakkan tegema, et siis nagu läks kuidagi selle hooga lihtsalt edasi, et ei jäänud nagu kuidagi seisma. Võib-olla veel tegi? On tekkinud mõni küsimus või? Tuleme edasi arenud. Ma võin veel küsida. Teeme jätkuküsimuse ka siis. Aga kas sa täna teeksid midagi teistmoodi? Nagu selle reisiga? Ma võib-olla natukene planeeriksin rohkem ette, et näiteks see, et ma Pakistani ei saanud minna, oli ikkagi minu lollus, et ma tegelikult ei valmistanud absoluutselt ette, et ma lihtsalt hakkasin minema ja vaatan, mis juhtub. Et tegelikult selle oleks võinud nagu väga lihtsalt sellel hetkel välja jõuda. Ma arvan, et täna mõtleksin võib-olla rohkem aega, läheksin pikemalt. Kui ma mõtleksin selle peale, et kui ma olen jälle 25 ja mul ei ole tegelikult kohustusi, tegelikult ma võiksin tal veel aasta olla. Et selle hetkel isa oli ka juba siuke veits haige ja siis mõtlesin, et tõesti ma koju tuleb, et tahan nagu väga pikalt jääda. Et täna võib-olla jääks kauemaks, sealt edasi oleks igasugu huvitavatesse riikidesse minna ja seal lõpus oli veel mõte, et Malaisiast oleks saanud mingi purjeka peale tööle ja sõita kas või Lõuna-Ameerikasse, et neid valikuid oli sel hetkel nii palju. Täna kui on nagu kõige muude asjadega on palju seotud, see oluliselt raske. Et jah, võib-olla oleks kauem, aga samas oli mul sel hetkel raha ka nagu suhteliselt otsas, et siis oli nagu kohe keeruline asi. Mina olen Toomas, mina olen tegelikult Peetri vanem vend ja mul on palju seoseid sellega, aga ma tahaks ja ma räägin natuke, mille tundub endale see lugu ja see raamat eriti hea üldisemas mõttes, et ehk see inspireerib noori ja samamoodi nagu rändama ja ma arvan, et see on kogu see hääletamise reisimine on palju
nagu rikastama igas mõttes ühiskonnale, et seda tehakse ja see on natuke ära kadunud. aga sellepärast küsimus, et kas oled juba kohanud kedagi, keda just nagu see raamat inspireerib ja äkki on keegi juba midagi ette võtnud ja kas sa oled sellist tagasisidet saanud, et äkki keegi läheb veel sarnaselt? otseselt ei ole, kaudselt natuke küll, sest enne seda, kui see raamat oli ilmunud, käis üks ka, kes tüdruk, kes geoloogiat õppis, et tema plaanib tulla Hiinast häälega Eestisse. Et siis küsis paar küsimust, ostis vist raamatuga. Et on inimesi, kes ikkagi nagu tahavad minna niimoodi ja lähevad, aga üleni palju ei ole. Et see raamat ei ole kuigi kaua müügil ka olnud ja ma ei tea, mitu noort inimest on seda lugenud. Mõned on, äkki inspireerib, oleks tore. Kas on veel keegi, kes tahaks miskit juurde küsida? Kui ei ole, siis ega meil tunnikene täis ka saama siin. Et siis kellel on huvi raamatu vastu, autor on kohal, saab autogrammi ka sisse ja siis nii ongi, igatahes väga tore, et te täna siia kohale tulite, kes te tulite. Ja siin oli siis Peeter Vaaver ja tema Pöidlaküüdi käsiraamat, ehk siis aasta pärast ole näha, kas nad on kus allahinnatud raamatute lett on. Et kas on seal suur virn või ei ole, et siis näitab. Ja aitäh veel.